Programmi robotisse laadimine. Eelmises videos saime teada, mis asi on AdBlocks ja kuidas käib selles programmi koostamine. Selles osas õpime programmi Edisoni sisse laadimist. Kordamiseks kasutage töölehte number 9. Avame adblocksapp.com ja kirjutame kiiresti uuesti selle programmi, mille koostamist eelmises videos harjutasime. Annan Edisonile järgnevad korraldused. Sõida edasi 1,3 sekundit, pööra 0,4 sekundit vasakule, pane mõlemad LED-lambid põlema, sõida tagurpidi 0,9 sekundit, pööra 1,5 sekundit paremale. Valmis. Nüüd on aeg alustada programmi laadimise õppimisega. Võta Edisoni laadimiskaabel ja ühenda laadimisjuhtme pistik tahvli või arvuti kõrvaklapi pesasse. Teine ots, mis meenutab kaheharulist stepslit, ühenda Edisoni kõhu alla. Kuna Edison kasutab programmi laadimiseks helifaili, siis on oluline, et tahvli või arvuti helitugevus oleks maksimaalse peal. Arvuti puhul on vajalik heliparandusseadistuste väljalülitamine. On olemas mõned tahvlimudelid, millega Edisoni programmi laadimine ei pruugi töötada. Kasuta sellisel juhul arvutit. Ühesõnaga, ühenda Edisoni kaabel. Kaabli ühendamisel jälgi, et mõlemad pistiku harud oleksid korralikult laadimispesas. Kui sul on 3D printimise võimalus, võta ekraanile toodud lingilt fail ja prindi endale samasugune juhtmehoidja nagu minul, siis on laadimine natuke mugavam. Samas saab väga hästi hakkama ka ilma juhtmehoidjata. Veendu, et Edison on sisse lülitatud ja tuled vilguvad. Nüüd vajuta paremal üleval nurgas asuvale valikule Program Edison ehk Programmeeri Edison. Vajuta ükskord Edisoni ümmargusele salvestusnupule ja selle peale jäävad Edisoni mõlemad tuled põlema. Ekraanile ilmub uus valikuaken, mis tuletab meelde, et Edison peab olema ühendatud, helitugevus peab olema maksimumi peal ja tuleb vajutada ümmargusele salvestusnupule, kui sa seda veel teinud ei ole. Vajuta akna all olevale valikule Program Edison ehk Programmeeri Edison. Eduka laadimise ajal teeb Edison talle omast pininat ja eduka laadimise heli. Kui heli on ära olnud, siis võta kaabel Edisoni küljest lahti ja pane Edison põrandale, kus on piisavalt ruumi. Nii umbes ruutmeeter programmi täitmiseks. Vajuta kolmnurgale programmi käivitamiseks. Ja töötas. Mõnikord väga harva võib juhtuda olukord, kus programm ei reageeri, ehk öeldakse ka jookseb kinni. Sellisel juhul pane programm, vajadusel ka tahvel või arvuti kinni ja käivita uuesti. Ikka juhtub. Samas ei reageeri programmi laadimise nupp juhul, kui sul on internetiühenduse katkestus. Kui sul on väga aeglane internet, võtab programmi koostamine päris pikalt aega. Mõnikord võib tahvlis see riba, kus on programmi laadimise nupp, peitu minna. Muuda tahvli asendit ja nupp ilmub jälle nähtavale. Proovime nüüd laadida ka ühe demo ehk valmis programmi. Valime menüüst Load Demos ehk laadi demod. Liigume sõrmega, kuni leiame demoprogrammi Follow Torch Flashlight ehk järgne valgusele. Ekraanile ilmus programm, mis kordab lõpmatuseni tegevust, et kui valgus on vasakult, sõidab Edison vasakule poole ja kui paremalt, siis paremale poole. Lõpmatu korduse korralduse andmine on see kollane kaar ümber sõitmisplokkide. Kordusplokk asub Control ehk juhtimine menüü valikus. Enne kui käivitame selle programmi, on meil vaja taskulampi. Samuti peame meeles, et kuna see programm töötab lõpmatuseni, siis on vaja programmi lõpetamiseks vajutada nelinurksele katkestusnupule. Kuna mul on Edisoni kasutamisest päris mitu minutit möödas,
siis ta on patarei säästmiseks unne jäänud, mis tähendab, et tuled enam ei vilgu. Uuema Edisoni puhul saad unest üles äratada kolmnurksele nupule vajutades. Vanema Edisoni puhul tuleb Edison korraks välja ja sisse lülitada. Võtan Edisoni, ühendan juhtme, vajutan salvestusnuppu, valin ülevalt programm Edison, valin hüpikaknast veel kord programm Edison. Ootan laadimise lõppemise ära, panen Edisoni põrandale ja käivitan kolmnurksest nupust programmi. Töötab ilusasti. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava tahvlis või arvutis lehekülg edblocksapp.com. Koosta ekraanil toodud programm, laadi see Edisoni ja käivita. Kas laadimine õnnestus? Vali menüüst Load Demos ehk laadi demod. Vali sealt erinevaid programme, proovi ära arvata, mida nad teevad. Seejärel laadi robotisse ja katseta. Mitut erinevat demoprogrammi proovisid. Videos õpitu jääb paremini meelde, kui kasutad töölehte number 9. Uuesti. Videos õpitu jääb paremini meelde, kui prindid välja ja lahendad läbi töölehe 9.